Jätkame filmimaailmas sees olevate inimeste filmisoovituste nimekirjade vahendamist. Selles videos jagab sulle soovitusi Mikk Grandstrom just filmist ja keskendub see video siis filmidele, mida ta soovitab 13 kuni 17 aastatele. Lähemegi siis nüüd selle nimekirja juurde. Nimekiri ise näeb selline välja, top 6 ja kohe-kohe läheme vaatame, mida me nende filmide kohta siis internetist leiame. Nii. Esimene film Anna and the Apocalypse on saanud 10 võimalikust 6 punkti IMDb's. Tegemist on komöödia, fantaasia ja õudusfilmi seguga. Liigume alla ja vaatame, kus kohast siis see film pärit on. Filmi tootjamaa on Ühendkuningriigid ehk siis Inglismaa. Ja filmi keeleks on inglise keel, mistõttu kui räägid inglise keelt, siis see film subtiitreid ei vaja. Vaatame, mida ütleb selle filmi kohta Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes on üks filmi arvustuslehekülg, mida mina väga sagedasti kasutan, et vaata, mida filmi kohta arvavad erinevad teised inimesed, kes filme vaatavad, kui ka filmi eksperdid. Siin ongi näha 2 erinevat hinnet. Üks on siis filmi ekspertide hinne ja üks on tavaliste inimeste nagu sina ja mina, kes on filmi vaadanud ja kes on siia leheküljele sisse loginud, nende hinnang. Siis näeme, et sellele filmile on filmi ekspertidelt 100 võimalikust protsendist antud 77% ja tavaliste vaatajate poolt 62%, mis on päris hea tulemus. Ja läheme siis järgmise filmi juurde. Järgmine film on We the Animals. We the Animals on saanud IMDb's 10 võimalikust punktist 6,9 punkti. Tegemist on draamaga. Ja liigume alla ja saame teada, et see film on pärit Ameerika Ühendriikidest ja ka siin on filmi keeleks inglise keel. Uurime siis, mida ütleb Rotten Tomatoes selle filmi kohta. Nii, Rotten Tomatoes on see film saanud oluliselt paremad hinded kui IMDb's. Filmi eksperdid on seda hinnanud lausa 93% väärtuses 100, nii et väga-väga kõrge hinne. Ja ka tavaliste vaatajate poolt 75% ei ole üldse mitte paha tulemus. Kui film on nii head hinded saanud, siis arvan, et võime ka natukene sellest filmilist treilerit vaadata. Nii et saada aimu, mismoodi see film välja näeb. I remember your heart beside me, ticking like a bomb. Promise me you'll stay mine forever. How? C'est bon. You're not 10. You're 9 + 1. Look at us. Nii. Ma arvan, et sellest pikkusest aitas, et saada mingi aimdus selle filmi kohta. Kui on huvi pikemalt seda treilerit vaata, siis kindlasti panen selle lingiga pärast siia postituse alla. Aga liigume nüüd järgmise filmi juurde ja järgmiseks filmiks on Keith. Tegemist on 2008 aasta filmiga ja IMDb's on saanud 7,4 punkti 10 võimalikust. Päris hea hinne. Tegemist on draama ja romantilise filmiga. Filmi tootjamaa on Ameerika Ühendriigid ja filmi keeleks ka siin inglise keel. Nii et kui inglise keel suus ei tohiks tekkida probleeme. Vaatame, mida ütleb IMDb selle filmi kohta. IMDb's film veel ei ole saanud ühtegi hinnet filmi ekspertidelt, nüüd me seda veel ei tea, mida nemad arvavad. Aga küll on ta saanud väga head hinded juba filmi vaadanud inimestelt, tavalistelt inimestelt. 25 947 inimest arvab, et see film on väärt 82% 100 võimalikust protsendist, mis on väga-väga hea hinne. Kindlasti on tegemist hea filmiga. Järgmiseks filmiks, mida Mikk soovitab, on Donnie Darko. Tegemist on 2001 aasta filmiga ja on saanud väga kõrge hinde IMDb's 8 punkti 10 võimalikust. Ja lausa 700 000 inimest on siin seda filmi hinnanud. Tegemist on draama, müsteeriumi ja sci-fi filmiga. Ja nüüd kui allapoole kerida, saame teada, et film on samuti USA-st ehk Ameerika Ühendriikidest ja ka inglise keeles. Vaatame, mida ütleb Rotten Tomatoes.
ka Rotten Tomatoes on see film päris head hinded saanud, 87% filmikriitikutelt 100 võimalikust protsendist ja ka vaatajatel üsna sarnane reiting ehk siis 80% 100 võimalikust ja neid arvustusi on tulnud väga-väga palju, siin on lausa 30 miljonit inimest seda arvutanud, tundub. Vaatame siis, kui nii palju inimesi on seda juba vaadanud ja arvustanud, siis vaatame ka selle filmi puhul veidikene treilerit, et aimu saada, mis filmiga on tegemist. It was as though this plan had been with him all his life, pondered through the seasons. Now, in his 15th year, crystallized with the pain of puberty. So, why did you move here? My mom has a restraining order against my stepdad. He has emotional problems. Well, why don't you? What kind of emotional problems do you have? I met your friend. Real or imaginary? Imaginary. Nii, ma arvan, et see klipp on siis juba päris head aimdust, aga kui on huvi vaadata lõpuni, siis kindlasti panen jälle ringi, nagu ütlesin ennem. Järgmine film, mida Mikk soovitab, on Giant Little Ones. On saanud jällegi kaunis kõrge hinde IMDb 7,2% 10 võimalikust. 2018 aasta film ja tegemist on draamaga. Ja vaatame, mida ütleb selle filmi kohta alumine osa. Ja filmi tootjamaa on Kanada ja film on ise inglise keeles õnneks, mitte prantsuse keeles, mis oleks ka Kanada puhul võimalus. Mis tähendab seda, et jällegi inglise keelt oskaval inimesel subtiitreid vaja ei lähe selle filmi vaatamiseks. Rotten Tomato on andnud filmile Giant Little Ones ka väga kõrged hinded. Filmi ekspertidelt siis 93% 100 lausa ja vaatajatelt, tavavaatajatelt 83%. Kui nii head hinded, siis jällegi tekib küsatus vaadata pisut treilerit, mida me nüüd ka teeme. I was thinking I could stay overnight at your place after your birthday party. Dude, this girl's on it just as much as you guys do. It's hot. She wants to spend the night. Couldn't be more perfect, right? Got you some. Where best friends. Nii, jällegi tundub, et sellest võiks saada mingi aimdus juba kätte. Ja vaatame ära ka viimase filmi, mida Mikk soovitab siis 13–17 aastatele. Selleks on Boys in the Wood. Tegemist on 2019 aasta filmiga, nüüd kaunis uus film. 6,9% 10 võimalikust on ta saanud IMDb-st. Tegemist on action, komöödia ja õudusfilmiga. Ja kerime allapoole, vaatame, mis siis filmi kohta öeldakse siin, et filmi tootjamaa on Ühendkuningriigid ja filmikeelis ka siin inglise keel. Ning Rotten Tomatoes ei ole veel vaatajatelt see film mingeid hindeid saanud, need on kindlasti veel tulemas mingi hetk, aga juba on vaadanud seda filmikriitikud ja nemad hindavad seda väga kõrgelt, 96% 100 võimalikust on see saanud Rotten Tomatoes. See oli siis Miku top 6 filmi, mida vaadata 13–17 aastastele. Tuleta meile ka meelde, et kui hakkate kodus neid filme vaatama, siis kindlasti kasutage legaalseid kanaleid nende filmide vaatamiseks, sest et ka filmitootjatele on vaja raha, et teha järgmisi uusi filme, ega neil on praegu tänu kriisile rasked ajad. Selle vanuserühmaga nüüd lõpetame ja tulemus on veel üks video, kus Mikk soovitab filme juba 18+ vanustele. Nii et kui oled just selles vanuserühmas, siis ka sulle on midagi kohe tulemas. Aga see juba järgmises videos.